Tänase Tartu Timeout'i külaline on mees, kes Tartu korvpalli ja üldse Eesti korvpalli publikule on teada-tuntud mees ja kui tavaliselt mängujärgsetes ja eelsetes intervjuudes jagavad peaasjalikult infot meeskonnas toimuva kohta, kas siis peatreener või mängijad, siis abitreeneritel väga palju sellist sõnaõigust ei ole ja sellele tuginedes olemegi täna siis andnud sõna ei kellelegi muule kui Toomas Kandimaale. Toomas, läheme kõigepealt siis ajas tagasi, et räägi siis enda korvpalluri tee algus ära, et ilmselt nii nagu enamustel teistelgi Tartu taustaga mängijatel, treeneritel kõik algas Tartu korvpallikoolist. Jah, ega siin midagi erinevat ei ole küll, et tänu mu isale, isa vaatas, et ma olen pikk poiss ja viis mu korvpallitrenni ja nii see pihta hakkas. Algus minu esimene treener oli Eha Sügis, et mingi aeg kõik Tartu poisid, ma arvan, kes seal minu ajal olid, käisid alguses Eha juurest läbi, et oli niisugune algteadmiste andja kõigil poistele, kes trenni tulid, et siis edasi tuli Jüri Neissar ja tema, ma arvan, on kõige rohkem mõjutanud minu mängija kujunemist, et vahepeal sai seal mängida ka siis Paavo Russaku ja Harri Russaku, Paavo isa võistkondades, aga need olid pigem sellised väiksed kõrvalepõiked, et põhiline ikkagi oli Jüri Neissare käe all. Ja siis jõudsid sa Tartu esindusmeeskondadesse, et kuni viimase Deltani välja vist? Ei, kõigepealt oli ikkagi korvpallikooli võistkond, millega me mängisime ka meistriliigas. Saime seal paar võitu ja siis võeti mind nagu tõsisemalt, et enne seda olime mänginud soodiliselt, no nii nagu meil siin poisid mängivad, vahest mõnes mängus mängisin Tartu maja eest. Jüri oli seal peatreener ja võttis meid vahepeal sinna pingi peale Priit Saaroniga kaasa ja korvpallikooli eest tuli selline tõsine hooaeg, pärast mida ma Jüri meelehärmiks ja nüüd ise endal oli ka arusaadavalt, et natuke teistmoodi vaatad seda asja, aga siis noore mehena läksin kohe ära pärast keskkooli Tallinnasse, Baltikasse. No kuidas Deltasse tagasi tulek välja nägi? No Deltasse tagasi tulek nägi välja nii, et ma olin 3 aastat Baltikas mänginud ja siis tuli suvepaus, nagu ikka korvpalluritel on, ja siis ma lugesin lehest, et nüüd ma mängin järgmine aasta Tartus. Praegu nagu on uskumatu, aga tol hetkel see nii oli, siis ma helistasin Baltika niinimetatud mänedžerile ja see ütles, et jah, me otsustasime nii. Siis mul oli selge, et nii, hästi, okei, siis ma olen Tartus tagasi. Eks ma mingil määral olin sellega arvestanud, aga ma ei uskunud, et see nagu veel sel aastal toimuma saab. Õnneks ma sain nagu kiiresti asjad ära sätitud ja jõudsin veel teha ka ülikooli sisseastumiskatsed läbi, nii et minust sai sügisest ka üliõpilane. No tegelikult need Delta ajad said ka läbi ja kuigi sind peetakse ikkagi nagu Tartu koolkonna ja Tartu korvpalli meheks, siis tegelikult parimad aastad oled sa ikkagi mänginud hoopis pealinna klubide eest ju, ka pärast Deltat. Ei, ma ise pean ikkagi enda jaoks parimateks aastateks seda, kui ma tulin peale Baltikat tagasi ja siis kui me tulime meistriks ja kui Jüri tuli tagasi, kui ma tegin veel siis 2 hooaega, et ma arvan, et need olid ikkagi nagu sellised parimad aastad, et siis tuli põlvevigastus ja Tallinnasse tagasi ma läksin tegelikult siis juba põhimõtteliselt nagu vigasena, et siis oli veel paar aastat vaja venitada. Aga ma arvan siiski, et need 3 aastat, mis ma mängisin Baltikas pärast keskkooli, neid ma veel oma parimateks aastateks võib-olla nagu ei pea, et võib-olla siis see oli selline üleminek meesteklassi, et seal oli ka oma jagu neid kohanemisprobleeme, aga just arvan jah, et siis kui ma sealt tagasi tulin, et siis ma neid aastaid, mis pärast Baltikat olid, pean nagu oma parimateks. Ja siis oli veel Valga ja siis oli üks selline kummaline sinu mängija viimane hooaeg ka nii-öelda siis Tartu Rockis. Ei, see oli vastupidi, et kõigepealt oli Rock ja siis oli Valga, et Valga oli viimane. Aga sellest mängijana võib-olla rääkida nii palju, et vaim tahtis ühte, aga keha enam ei tulnud järgi, et siis oli juba selline punnitamine. Aga kuidas treeneri karjääri juurde jõudsid, ja mismoodi see teekond siis, kus sa praegu oled, sul välja nägi, et kuidas sa nüüd tänase nii-öelda siis abitreeneri ametini jõudsid, et mismoodi see käis? Olid sa juba varem arvestanud sellega, et sinust saab treener, oli see soov ja tahtmine või kuidagi mingisugused muud asjad jooksid ka kokku? Juba sel ajal, kui ma 2 viimast hooaega mängisin, siis ma olin tegelikult ka
ülikoolis õppejõud, et eks see õppejõu ja treeneri amet on kindlasti üksteisele lähedasemad kui võib-olla see professioon, mida ma ülikoolis õppisin, et ülikoolis ma lõpetasin tegelikult ju füsioteraapia eriala, kõrvalalana tegin siis ka treeneri kutse ja esimese asjana, mis me tegime, oli see, et me tõmbasime siis selle Rocki korvpallikooli käima. Alguses oli suur eestvedaja, oli Priit Kaasik kindlasti kõva abimees, kes mind aitas ja Raido Rebane, kellega me siis põhimõtteliselt alguses kolmekesi olimegi, kutsusime esimesed poisid kokku ja hakkasime tegema. Ja tüdrukute poole pealt oli Kerli Odrusk, oli ka üks treener veel, et hakkasime siis pihta. Nüüd, kui ma eelmine aasta poistega lõpetasin, siis nad on 98 sünnist, põhimõtteliselt nemad ongi nagu siis kõige puhtam lend nagu nendest, kellega me alustasime. Olid ka veel 97 poisid, aga nemad tulid nagu siis alguses juurde, et neil nagu täisvõistkonda me ei saanudki kokku, aga ütleme 98 oli selline esimene lend, kellega ma alustasin ja siis kellega siis nüüd eelmine aeg lõpetasin. Et see oli esimene asi ja kuna ma olin korvpallikoolis treener, siis paratamatult ma olin siin majas olemas kogu aeg ja tol hetkel oli siis see murdeaasta, kui Üllar Kerde lahkus peatreeneri ametist ja Indrek Visnapuu sai ametisse ja siis ta kutsus mind appi endale keset hooaega, ma ütlen poole hooaja pealt tuli äkki pakkumine, et kuule, et tule aita meid kõrvalt, et see mulle sobis ja nüüd siis juba päris mitu aastat. Ise ei olegi lugenud, palju neid kokku on siis. Mängijana sa tegelikult kuulusid ka ju sellesse legendaarsesse 93. aasta koondisesse, mis on meile siis siiani suurima ja kõrgema koha toonud Euroopa meistrivõistlustel, et sa olid seal noor ja ka vist väga palju põllule ei lastud. Ja kindlasti ei kuulnud ma seal muidugi põhitegijate hulka, see oli üldse selline natuke plaaniväline minu olemine seal, sellepärast, et Müürsepp lahkus pärast valikmänge Iisraelisse, kuna ma olin siis hooajal seal teinud selle koondise ettevalmistusplaani mingil määral kaasa, siis ma olin nagu selline niinimetatud esimene varu, kes läks sisuliselt siis 13. mees, aga kuna Müürsepp ära läks, siis mäletan noore poisina ma olin just 18 saanud, siis lennutati mind sinna üksinda järgi, et tolle aja kohta, kui meiealised teavad, mida see Vene ajal tähendas, siis see oli päris kõva seiklus, et 18 aastat äkki virutati lennukisse ja kuidas mulle see viisa saadi ja see oli omaette ooper, et siis ma lõpuks jõudsin sinna järgi, aga kõva kogemus kindlasti ja see eredalt meeles, üks eredamaid mälestusi kindlasti. No tol ajal oli vist üldse tagamängijatel väga keeruline seal esile ka tõusta, sest sellised nii-öelda legendid olid ees. Jaa, absoluutselt, et ainus, kes tol hetkel koondisest puudus, oli Tiit Sokk siis, et Tiidul oli ka siis Panathinaikosega leping juba, aga legendid nagu Kuusma, Pehka, peatreener Kullamäe, et seal oli nüüd mehi ikka kõvasti ees, kes olid kindlasti suuremate kogemustega kui mina, aga ma mäletan, et paariks mänguks siis seal Salumets korra ikka väljakule lasi ja paar korvi sai visatud, et see oli niinimetatud, siis käsi oli valge. Räägi nüüd igapäevastest tegemistest ka, et sa oled Tartu Ülikooli nii-öelda siis abitreener, et mis need sinu ülesanded on, näiteks kas või treeningutel ja siis ka mängudel, et mismoodi need ülesanded ära jaotatud on ja mis sinu selline põhitöö on abitreenerina? No minu põhitöö abitreener ikkagi on niinimetatud siis luuramine, et mis see tähendab on siis see, et ma proovin saada infot vastasmeeskonna kohta nii palju kui võimalik, et kui me nüüd teame täna-homme või saame selgeks siin, kes meil vastu tuleb, et siis järgmiseks mänguks mina pean siis koguma selle info kokku selle võistkonna kohta. Kõik statistilised näitajad, videod, kust saab, Gert on mul selles mõttes nagu vastu tulnud, et ta ise ka vaatab mõne mängu, siis mina vaatan, paneme need asjad kokku, et see on nagu põhiline töö. Treeningute juures, kui hommikul on, siis ma viin läbi mõned visketreeningud, olenevalt ka sellest siis, mis iseloomuga treeningud on. Kui on üldfüüsilise treening, siis seda teeb meil Peep Päll. See päris iga hommik ei ole see nagu minu kanda, mõni treen teeb ka Gert. Õhtused trennid on reeglina siis Gerdi pärusmaa, et mina olen seal, kui meil on mingi kombinatsioone või asju vaja, et siis olen tal jõu ja nõuga abiks nii palju, kui seal vaja muutusi teha on ja siis mina olen mängude ja kui trennis on mängud, siis mina olen nagu kohtuniku rollis seal. Aga mängudes nüüd milline roll nii-öelda siis sinul siin Tartu meeskonnas on, et kui palju siis peatreener mängu ajal sind kuulab või mis su ülesanded on? No ma loodan, et ta ikka kuulab, et minu ülesanded on siis märkida üles, milles meil nagu vajakajäämised on mängus, et ka natukene teise pilgu all vaadata võib-olla kui ainult peatreener, kes
ma proovin ka siis ka mängu ajal saada infot, võib-olla kui on vastastel mingi uus liikumine või midagi, jälgin ka vastaste peatreenerit, mida ta näitab, jälgin vastaste mängijaid ja jälgin seda, kus me hätta jääme, et näiteks kui meil ei toimi näiteks asjad kaitses või kui meil ei toimi rünnakul, et siis ma käin omapoolsed käigud välja ja siis see on Gerdi otsustada siis, kas ta arvestab sellega, teeme muutused või ta siis näiteks hoiab oma sellest mänguplaanist kinni, mida mängu alguses on tehtud. Ja lõpetuseks seda küsimust vist küsitakse iga abitreeneri käest või mehe käest, kes siis veel nii-öelda kõige kõrgemal positsioonil hetkel ei ole, et kas Marssali kepikene nii-öelda sul ka põues on vaikselt ikkagi kaasas igapäevaselt, et juhul kui kunagi peaks kas Tartu või mõne muu klubi juurde pakkumine tehtama, siis tegelikult näed sa ennast ka peatreenerina tulevikus? Jah, ega seda vähe ei ole küsitud küll, et eks ma olen kuidagi proovinud alati ära pingerdada, sest kui vale vastus on, siis võib pidu kiirelt otsa saada, aga eks ikka on ambitsiooni ka, aga ma leian, et praeguse töökorralduse juures on meil kõik asjad nagu hästi ja see tööülesannete jaotumine ja rollid on nagu meil praegu hästi paigas selles treenerite tiimis, et praegu ei ole küll põhjust nagu nuriseda.